Tere hommikust ja tere tulemast kuulama veebiseminari majandusaasta aruande koostamine Merit Aktivas ja andmesild. Mina olen Annike Käsi, olen Merit tarkvara turundusjuht ning olen tänase veebiseminari host. Tänase veebiseminari viib läbi Kersti Toit, kes on Merit tarkvaras klienditoe konsultant ja raamatupidaja. Tänase veebiseminari pikkus on 1,5 tundi. Me salvestame veebiseminari ning saadame kõigile järelvaatamise lingi. Ma arvan, et see toimub umbes nädala jooksul. Veebiseminari alguses näitab Kersti umbes tund aega, kuidas majandusaasta aruannet koostada Meritis ning seejärel on küsimuste ja vastuste voor. Mul on palve, et kuna täna on väga palju osalejaid, et siis te küsiksite küsimusi siin Zoomi all and Q&A all. Siis me saame seminari lõpus kõigile küsimustele vastata. Nii, aga mul on teile ka väike küsitlus, et aru saada, kes meil täna siia on kokku tulnud. Esimene küsimus on siis, et ma olen raamatupidaja, ettevõtja või muu, siis mis programme kasutan? Merit Activa, Standard Books, Directos, Smart Accounts, Simple Books. Miks osalen tänasel veebiseminaril? Majandusaasta aruanne veel esitamata, tahan saada selgeks kõik nipid, trikid, tundus huvitav, sõber soovitas. Kui kaua olen Merit Activat kasutanud? Kuni 1 aasta, 2–5 aastat, 6+ aastat, ei kasutagi veel. Ja kas kasutan ka Merit palka? Jah, ei. Ja teate, see viimane küsimus, see ei peaks seal olema. Ma enda arvates kustutasin ära, nii et ma selles osas vabandan. Nii et sellele ei pea te tegelikult vastama. Või siis valige, mis see veel on. Nii, ma näen, et rahvas koguneb ja on väga aktiivne juba chatis. Laseme siin mõned minutid küsitlusel olla üleval, siis jagan ka vastuseid teiega ja saan sõna anda juba Kerstile, mis on siis tegelikult kõige põnevam osa tänases päevas. Keegi küsis chatis, et kas on veebiseminar eesti keeles. Jah, kogu veebiseminar on eesti keeles. Nii, ja keegi veel küsis, et Q&A all, et kas tuleb salvestus meilile, et võib-olla liitus hiljem, et jah, me salvestame veebiseminari ja saadame kõigile registreerinutele järelvaatamise lingi ja ilmselt see toimub circa nädala jooksul. Ja keegi küsis chatis, et kus küsimusi näeb, et siin lehe all on Q&A ja siis sealt alt saate siis küsimusi küsida. Et lihtsalt kuna chatis on nii palju inimesi, et siis need küsimused võivad lihtsalt minna kaduma, et seetõttu palun kõik küsimused esitada siin Q&A juures. Nii, ma vaatan korra veel. Väga kajab. Ma vabandan selles osas, aga tegelikult ma annan kohe Kerstile üle, et ilmselt Kerstil on siis loodetavasti parem heli. Igatahes ma jagan küsitluse siis keegi ütles, et heli ikkagi korras. Okay. Nii, aga kõige rohkem on meil siin ikkagi raamatupidajaid, samas peaaegu sama palju on ka ettevõtjaid. Kõige rohkem on Merit Activa kasutajaid, on ka teiste programmide kasutajaid, võimalik, et osad kasutavad ju mitmeid programme ja tegelikult kõige suurem põhjus osalemiseks täna on, et tahetakse saada teada kõik nipid ja trikid ja kõige suurem osa on kasutanud siis kas kuni 1 aastat või 2–5 aastat. Ja kasutavad siin päris palju ka Merit palka. Nii, aga suur aitäh kõigile küsitluse vastanutele ja asume nüüd kõige põnevama teema juurde, et annan sõna üle Kerstile. Kersti, sind ei ole kuulda.
nii, väga huvitav. nii ja kohe meie IT-tugi läheb, vaatab, et mis on põhjus, et Kersti häält ei ole kuulda, aga seniks väga huvitav on see, et paljud ütlevad, et kajab, aga siis on need, kes ütlevad, et heli väga hea. et kohe, kui tegelikult võtab üle selle heli osa, et siis on tegelikult väga huvitav, mul on tegelikult peal ka, et nagu noise removal, heliga on kõik korras, okei okay. võib-olla siis jah, tegelikult keegi kirjutas, et neil on mitmes aknas lahti see video jah, see võib siis teil endil olla mitmes kohas siis lahti see video, sest et minul endal küll ei ole kuskil lahti. nii, aga ootame meie päästvat IT-tuge, tundub sealt uduselt, et ta jõudis Kersti juurde, et väga vabandame, et sellised tehnilised viperused, et enne me tegime küll hommikul testi, kõik toimis, aga eks ikka võib olla siin mingeid segavaid faktoreid. Annika, kas sa nüüd kuuled mind? ja, Väga hea. ja kas sina kuuled mind? Ja mina kuulen sind. okei, väga super, aga annan sulle siis üle sõna ja panen siin ennast kinni. Aitäh. Tänase veebiseminari teema on siis, kuidas koostada majandusaasta aruannet Merit Activas ja räägin ka juurde siis uuest võimalusest, mis on Meritis, et saata seda majandusaasta aruannet andmesilla vahendusel äriregistrisse. Kui ma seda materjali koostasin, siis ennekõike ma mõtlesin sellele, et koolitusele tulevad siis ettevõtjad, nagu ma siin ka küsitlusest nägin, ettevõtjaid tõesti on palju. Siis ma ootasin siia neid ettevõtjaid, kes on juba Merit Activas midagi teinud, aga ka neid, kes ei ole veel isegi mõelnud, et millist tarkvara kasutada ja pole üldse alustanud oma raamatupidamisega, aga ettevõte on olemas, ettevõte on tegutsenud ja majandusaasta aruanne on vaja esitada. Lisaks ootasin ma seminarile raamatupidajaid, kes alles alustavad oma karjääri, nad on teinud võib-olla 1 või 2 aastaaruannet, aga tahaksid natukene oma teadmisi värskendada. Ja neid raamatupidajaid, kes küll oskavad aastaaruannet teha, aga kes Merit Activas teevad aruannet alles esimest korda. Millest me siis täna räägime? Kõigepealt siis, mis see majandusaasta aruanne on, siis kuidas Merit Activas erinevaid automatiseerimise võimalusi kasutada. Järgmiseks, kuidas sisestada dokumente, näitan, kuidas teha müügiarvet, kuidas teha ostuarvet, kuidas pangatehinguid teha. Siis kõige pikem ja mahukam osa on siis sisestatud andmete kontrollimine. Ja viimasena ehk siis see rosin on siis võimalus Merit Activas nüüd saata majandusaasta aruannet otse läbi andmesilla teenust kasutades äriregistrisse. Majandusaasta aruanne. Iga äriühing peab esitama majandusaasta aruande ja majandusaasta pikkus on enamasti 12 kuud. Kui uus firma luuakse, siis saab see majandusaasta aruanne olla pikem või siis veidi lühem.
aga maksimaalne aruande pikkus ei tohi olla pikem kui 18 kuud. Eestis on enamasti ettevõtete majandusaasta algab 1. jaanuariga ja lõpeb 31. detsember, aga võib olla ka teistmoodi, et see on alati siis põhikirjas ära märgitud, mis kuupäevast majandusaasta algab ja millal see lõpeb. Meritis saab teha nii traditsioonilise majandusaastaga jaanuar kuni detsember aruannet kui ka siis teistsuguse perioodiga. Ja kui majandusaasta on lõppenud, siis on aega 6 kuud ja selle jooksul tuleb siis esitada aruanne äriregistrile. Kui teie majandusaasta lõpeb 31. detsember, siis aruanne tuleb esitada 30. juuniks. Nii, millised on siis Meritactiva automatiseerimisvõimalused, et tänapäeval on hästi oluline, et me kasutaksime oma aega ökonoomselt ja kasutaksime kõiki automatiseerimisvõimalusi. Meritactivas saab siis otseühendusi luua Eesti pankadega, saab otseühendust luua LHV pangaga, Swediga, SEB-ga ja Coop pangaga. Siis Activas saab saata ja vastu võtta e-arveid. Meil on võimalus dokumente digiteerida, kasutada selleks partnerite digiteerimisvõimalust või digiteerida programmis. Käibemaksu deklaratsiooni saab otse programmist saata Maksu- ja Tolliametile. Ja majandusaasta aruannet saab siis saata äriregistrile andmesilla teenust kasutades ja seda saavad hetkel teha siis mikroettevõtted, aga kohe meil on lisandumas võimalus, et ka teised ettevõtted saavad oma siis väikeettevõtte aruande vormi saab saata ja keskmistel ja suurtel saab saata, aga saata saab ainult 2 põhiaruannet, siis bilanssi ja kasumiaruannet. Kui teil on ettevõttes töötajaid, siis väga soovitan, et kasutage ka Meritpalka. Meritpalgast saab siis 2 töötaja töötasu arvestust teha tasuta ja Meritpalgast on võimalik saata töötajatele palgateatist, siis saab saata maksekorraldust panka, saab koostada DST aruannet ja saata seda otse Maksu- ja Tolliametisse. Et need on nagu kõige tähtsamad asjad. Ka töötamise registrist saab andmeid importida. Kui Meritactivasse hakata dokumente sisestama ja te olete ettevõtja ja teie raamatupidamisteadmised on väga kasinad, siis on oluline, missuguses järjekorras dokumente sisestada. Et kõigepealt siis müügiarved, järgmisena ostuarved, siis pangatehingud, seejärel muud tehingud ja siis ka töötasu arvestus. Töötasu arvestus on siis täitsa eraldi teema. Nii, nüüd vaatame programmi ka. Nõnda. Hakkame siis pihta automaatikatest. Et pangaautomaatikaid saab aktiveerida maksed ja pangad. Teete siin panga nime peal kliki, see panga aken avaneb ja siin on ka väike juhend, kuidas seda automaatikat käivitada. Linnuke käib siia loo otseühendus pangaga, salvestate ja ka pangas siis tuleb teha vastavat seadet. Iga selle panga juures on siin vastav juhis ka olemas, kuidas just täpselt tuleb teha. See on pangaautomaatika. Nüüd järgmised automaatikad on siis seadistused, üleval see hammasrattamärk on siis seadistused. Ettevõtte andmete all teine valik on e-arvete ja integratsioonide seadistus. Siin kõige esimene valik on e-arvete vahetus teiste Meritactiva kasutajatega. See on tasuta kõigile ja kindlasti aktiveerige.
sellepärast et kui te olete Meriti litsentsiomanik, siis me saame teile saata arve otse programmi. Merit Activa kasutajaid on väga palju ja te saate vahetada e-arveid, see tähendab siis saata ja ka vastu võtta teistelt Merit Activa kasutajatelt ja saate te seda täiesti tasuta, et ikka tasuta häid võimalusi tuleb kasutada. Loomulik on see, et ega kõik Eesti ettevõtted ei kasuta siis Merit Activat, kasutatakse palju teisi tarkvarasid ja nende puhul on siis võimalik, meil on siin 2 e-arvete operaatorit, on Finbyte ja Telema. E-arvete vahetus on e-arvete saatmine ja vastuvõtmine on tasulised teenused. Kui siin klikime Telema peal näiteks, siis siin saab aktiveerida saatmise või siis ka aktiveerida vastuvõtmise. Finbyte'i puhul täpselt samamoodi. Ja siinsamas valikus on ka siis uus RIK ja andmesilla teenus. Andmesillaga saab äriregistrisse saata aastaaruannet see inimene, kes on äriregistris märgitud aastaaruande sisestajaks. Loomulikult see, kes on ettevõtte omanik, see saab kindlasti saata, aga täiendavalt siis ka see, kes on määratud äriregistris sisestajaks. Meie üks digiteerija on siin CostPocket, aga dokumentide digiteerimise lahendus on ka Envoice'iga, et igaüks siis peab valima selle, mis talle kõige paremini sobib. Nüüd, kui ma hakkan rääkima siis programmist endast, siis raamatupidamine põhineb meil kontoplaanil. Kontoplaan on kõige alus. Ja programmis on kontoplaan olemas. Siia on juba pandud ära sisse teatud hulk kontosid. Osad nendest on aktiivsed, osad mitteaktiivsed. Kui te tahate, et teie kontoplaan oleks lühem, siis need kontod, mida teil vaja ei ole, need saate märkida mitteaktiivseks. See eesolev märge tähendab just seda mitteaktiivne. Nüüd, kui me siis jõuame siin, kontod on jaotatud siis nõnda, et number 1-ga algavad bilansi Activa kontod, 2-ga bilansi passiva kontod, 3-ga on meil tulukontod ja number 4-ga algavad kontod on kulukontod. Nüüd, siin on olemas vaikimisi üks konto, mis on kauba ja teenuse müük Eestis. Aga kui teie ettevõte teeb mitmesuguseid teenuseid, müüb kaupa, lisaks müüb teenust, müüb mitut erinevat teenust, siis kindlasti tehke endale eri liikide jaoks eraldi kontod. Ma näitan, kuidas uut kontot lisada. Praegu siin on siis olemas konto kauba ja teenuse müük Eestis. Ma avan selle konto, teen siin topeltklikki, ta tuleb lahti ja ma tahaksin teha ühte uut müügitulukontot, näiteks minu ettevõte pakub raamatupidamisteenust, siis ma tahan teha müügitulukonto raamatupidamisteenuse jaoks. Siin kontokaardil on olulised seaded ja ka uuel kontokaardil peavad need kõik olema, aga uuel kontokaardil peab siis olema uus number ja uus nimetus. Selleks, et seda uut kontokaarti teha, ma klikin siin all oleval nupul kopeeri. Nii, kopeeriti kõik andmed ära. Siia saan sisestada uue kontonumbri. Kirjutame siia 3001 ja kirjutan siia siis nimetuseks raamatupidamisteenus. Ja salvestan. Nüüd mul tekkis kontoplaani juurde uus konto, kus ma siis hakkan kajastama raamatupidamisteenuse müüki. Kui mul on veel mõni eraldi ühesõnaga teenus, siis kopeerin veel ühe siit. 3002, paneme siia transporditeenus. Ja lisan konto.
nüüd on kontoplaanis kontod olemas. Need on ka üle vaadatud, mida meil siin vaja võib minna. Järgmine asi on müügiarved. Nagu ma ennem siis selgitasin, et kui te hakkate dokumente näiteks tagantjärgi sisestama, siis või siis ühe kuu kohta tagantjärgi sisestama, siis ikka käib ta nagu sellises rütmis, et müük, ost, pank või ütleme siis kassa, mis teil seal on. Kuidas sisestada uut müügiarvet? Siin on eraldi nupp, uus müügiarve, klikin siia nupule. Järgmisena on siin kliendi valik. Kui mul on see klient olemas, siis ma valin siit. Kui klienti ei ole, siis ma lisan uue kliendi. Lisame siia siis kliendi, ma hakkan siia juba kirjutama. Ja vajutan nuppu lisa. Nii, nüüd kui ma olen osa kliendi nimest ära sisestanud, siis meie programm läheb otse äriregistrist pärima sellise nimega ettevõtteid. Mina tahan teha arvet ettevõttele Krõbe-Paber, valin siit selle Krõbe-Paber. Nüüd kohe täidetakse ära siin kliendikaardil aadress ja registrikood. Ja kui maksetähtaeg päevades 7 päeva võib jääda, siis ega rohkem suurt midagi ei ole. Siin kliendikaardil saab valida ka kliendi arve koostamise keelt. Et kui ma teen Eesti ettevõttele, siis eesti keeles. Kui ma teen mõnele välisettevõttele, siis saan valida inglise keele siit arvekeeleks. Salvestan. Klient on olemas. Järgmisena kuupäev. Täna on meil siis 22.04.2026. Maksetähtaeg tuleb nüüd 7 päeva hiljem, nii nagu ta oli. Arvenumber tuleb automaatselt. Järgmine valik on siis artikkel. Klikin siin. Nüüd ma saan artiklit valida, aga ma tegin juurde ühe eraldi konto raamatupidamisteenuse jaoks, siis ma lisan ka uue artikli. Lisa. Artikli koodiks paneme siis, artikli kood on sisuliselt artikli lühinimi. Pidamise teenus. Siis liik on teenus, kasutame me seda müügiarvetes. Ühikuks ma valin kuu, ütleme, et kuupõhine on see. Ja siin valin müügikontoks selle raamatupidamise teenuse konto. Käibemaksuprotsent on 24%, salvestan ära. Ja kuna mul on eraldi artikkel raamatupidamisteenuse jaoks, siis artikli nimetuse väljalt tuleb see sõna siia kirjelduse juurde, et kohe on siin ka õige selge kirjeldus. Kogus on siis 1 kuu, paneme siia 150 €. Nii, käibemaks tuleb juurde, salvestan. Ja ongi mul arve tehtud. Kuna mul on aktiveeritud e-arvete vahetus teiste Merit Activa kasutajatega ja ettevõtte Krõbe-Paber kasutab samuti Merit Activat ja ka tema on aktiveerinud e-arvete kasutamise teiste Meriti kasutajatega, siis ilmub siia üles nupp, e-arve nupp. Kui ma seda vajutan, siis lähebki e-arve ära. Kui ma olen hiirega siin nupu peal, siis ta näitab ka, et see valik, mismoodi see arve liigub, on Meritist Meritisse. Arvet saab salvestada PDF-iks, teda ekraanil vaadata. Arvet saab saata e-mailile. Klikite siin ümbrikumärgil, saate saata e-mailiga arvet. Müügiarve tegemine siis selline. Järgmine on ost ja ostuarved. Mul on aktiveeritud e-arvete vastuvõtmine ja mulle saadetud arved jõuavad siis ost ja kinnitamata ostuarved valikusse. Siin järel on sulgudes number 4, mis tähendab seda, et mulle on saadetud 4 e-arvet. Võtame siis lahti ja vaatame, mis siin on. Nii, alustame nende arvete kinnitamist. Kui ma vaatan, et kuidas need arved siia on tulnud, siis
3 ülemist on tulnud siis läbi operaator Finbyte'i. Alumise olen ma ise programmis digiteerinud. Nii, hakkame siis altpoolt pihta. Võtame lahti. Äripäev. Nii, kuna nad on nüüd siis tulnud e-arvena, siis täidetud on juba tarnija valik. Siis on täidetud kuupäev, maksetähtaeg, arvekuupäev, viitenumber, pangakonto number. Ja siin on valitud ka ära juba konto, ette makstud muud kulud. Ja nii, palgauudised on see, jah. Uudised. Ja see ajakiri, mida on tellitud, tuleb siis jaanuarist kuni 31. detsembrini 2026. Ma kasutan siit kontot, mille sees on sõna ettemaks, sest tegemist on sellise arvega, mida on vaja periodiseerida. Ma näitan pärast ka, kuidas seda periodiseeritakse. Nii, salvestan ostuarvena. Ja see arve liigub nüüd ostuarved alla. Äripäeva arve on siin. Võtan lahti ekraanile, täpselt nii, nagu ma sisestasin. Ja saame teda siin siis edasi töödelda. Ma olen unustanud summa sisestada. Nii. 208,07. Arve lõppsumma ei klapi. 1 sent on siin käibemaksu osas vahet. Parandame ära ja salvestame. Nii. Nüüd, kuna see arve on vaja periodiseerida, et raamatupidamises on oluline, et tulud ja kulud oleks omavahel vastavuses, siis me peame seda periodiseerima. Klikin nupul periodiseeri. See kulu peab jagunema siis 12 kuu peale. Algab ta jaanuariga 2026 ja kulukontoks on ajalehed, ajakirjad, valime siit siis õige konto. Nii, ajalehed, ajakirjad ja periodiseeri. Ja programm ise teeb mulle selle periodiseerimise kande. Mul jääb üle ainult salvestada. Need periodiseerimist saab ka tühistada ja kanded, mis periodiseerimise käigus tekkisid, jõuavad finants- ja pearaamatu kanded valikusse. Näete, siin on need kõik olemas. Vaatame siis järgmist kinnitamata ostuarvet. See on tulnud läbi Finbyte'i. Võtame siit Delfi Meedia. Nii, see on koolitusarve. Alustame siis Delfi Meediast. Seda tarnijat ei ole. Nii, salvestan. Tarnija andmed olemas. Kuupäev, arvenumber, kõik on olemas. Jääb siia valida siis artikkel. Artikliks on meil koolitus. Tegemist on koolituskuluga, siis ma valin artikliks koolituse ja selle artikli küljes on siis raamatupidamise kulukonto. Salvestan ostuarvena ära. Järgmine on tarnija on siin olemas ja siin, mis siis ostetud on. Siin on ostetud arvuti. Lisaks on siin veel adapter ja kopeerimistasu ja nii edasi.
ma tahaksin tegelikult selle arvuti koos selle adapteriga võtta arvele põhivarana, aga nüüd selle kopeerimistasu jätta kuluks. Kui tegemist on põhivaraga, siis kõigepealt tuleb panna siia täpikene põhivaraost. Järgmisena ma valin siit koondaread ja ütlen, et koondaread käibemaksude lõikes. Nüüd esimesel real on mul nüüd arvuti pluss see adapter ja teisel real on kopeerimistasu. Nii, tegemist põhivara ostuga, hakkan artiklit valima. Ta kohe mulle pakub juba põhivarade nimekirja, aga mul sellist põhivara veel ei ole. Siis vajutan nuppu lisa uus. Kirjutan siia arvuti. Inventari numbriks paneme 2. Kersti, siin chatis tuuakse välja, et vale käibemaks valiti, et käibemaks oli 9%. Et kas sa saaksid selle üle vaadata, palun? Ja, saan küll. Ma teen selle töö lõpuni ja siis vaatame selle üle. Nii. Järgmisena valin siit siis põhivaragrupi. Siin on amortisatsiooniprotsent olemas ja lisa. Ja ongi mul tegelikult põhivarakaart loodud ja põhivara kirjas. Nüüd järgmise selle kopeerimistasu ma tahaksin sisestada kuluna. Siis ma valin siit näiteartikleid ja valime siit näiteks IT-kulu ja salvestan ostuarvena, põhivara arvele võetud. Nüüd siis kontrollime üle selle äripäeva arve. Vaatame, mis siin oli. Siin on käibemaksu protsent 9. Võtan lahti muuda nupuga arve. Valin siit käibemaksu protsendi 9. Kontrollime, kas lõppsumma klapib. 226,80. Siin on ka 226,80 ja salvestame. Nüüd on see parandatud. Järgmisena võtame siis veel viimase ostuarve. Siin on teliarve, lisa uus. Äriregistrist tuuakse andmed, salvestan tarnijakaardi. Tarnijakaart on olemas. Siis valime siit. Kirjutame siia telija. Otsis nime seest välja. Nii, ka siin ühesõnaga telija arve peal on väga palju ridu, aga ma tegelikult ei soovi neid kõiki siia eraldi konteerida. Mulle piisab telefonikulude kajastamisel ainult 1 või 2 reast. Valin koondaread ja käibemaksude lõikes. Nüüd kõik need telefonikuluread tulid siis 24% alla. Siit valin siis artikli telefon. Ja järgmine on siin parkimistasu, mis on siis 0%-ga. Siia valime näiteks muud kulud. Ütleme, kus kohas on meil muud kulud. Muud tegevuskulud. Valin selle. Teda saab otsida kirjutades midagi sellest artikli lühinimest, siis programm otsib selle ära. No, eelmine kord meil läks valesti natuke. Nüüd vaatame siis ilusti ära arve lõppsumma. Arve lõppsumma on 231,02. Siin on ka 231,02 ja salvestan ostuarvena. Niimoodi käib siis ostuarvete sisestamine. Järgmine etapp on pangatehingute kinnitamine. Võtame maksed. Mul on siis LHV panga juures on siin näha panga väljavõtte impordi all on 14 tehingut. See näitab, et need on kinnitamata ja neid tuleb siis hakata kinnitama. Need tehingud, mis on ise siin läinud rohelist värvi, nende puhul siis programm on leidnud juba sobiva konto või sobiva vaste ja neid võib kohe ära kinnitada. Kuidas tehinguid üldse kinnitatakse?
Iga tehing on eraldi real, aga kui me vaatame tulpade pealkirju, siis esimesest üks tulp on siis pealkirjaga võlgnevused ja teine tulp on pealkirjaga muud. Nüüd tulp võlgnevused alt tuleb kinnitada need tehingud, kus kliendid maksavad meile müügiarvete eest, kus meie tasume tarnijatele arveid, kus me maksame aruandvatele isikutele välja kuluaruannete all raha või maksame neile ettemakse ja me maksame makse Maksuametile. Need käivad kõik võlgnevuste alt. Kõik, mis üle jäid, on muude alt. Esimene rida siin on Mari Maasikale töötasu väljamaks. Märgike siin muude all on selline sinine, kui ma siin peal klikin, siis ma näen, et programm on leidnud siia ise siis raamatupidamiskonto, selleks on palgavõlg. Et ta on selle ise üles leidnud. Teine, mille programm ise kindlasti üles leiab, on pangateenustasu. Ma kinnitan need read ära, siis neid ridade üldjärg jääb vähemaks. Nii, hakkame siis vaatama. 3. jaanuar 2026 on laekunud meile 124 euri Meritilt. Kuna tegemist on kliendiga, kellele me oleme teinud arve, siis klikin märgikesel võlgnevuste aknas. Otsin välja kliendi Merit. Nüüd näidatakse siin kõiki Meritile tehtud arveid. Ja siin on ka arve 100. Märgin linnukesega, salvestan. Rida läheb roheliseks, tehtud. Järgmine on Aide aktsiaselts. Tegemist on tarnijaga. Jälle klikin võlgnevuste märgil. Hakkan siia kirjutama nime. Ta otsib ise selle Aide üles. Ja märgin arve tasutuks. Nii, järgmine tehing. Sularaha sissemaks panka. See tähendab seda, et kassast on siis viidud sularaha LHV panka. See ei ole tegemist ei klientide tarnijatega, klikin nupul muud ja kuna see raha tuli kassast, siis valin siia raamatupidamiskontoks kassa. Valin konto ära, salvestan rida roheline. Kinnitame need read ära, on ridade arv jälle väiksem. Järgmine rida on 10. jaanuar on makstud makse Maksuametile. Maksuameti tehingud jällegi võlgnevuste tulbas saab kinnitada. Maksu- ja Tolliamet. 10. jaanuar järelikult maksti siis detsembri makse, mis maksti välja, detsembri töötasu maksti välja jaanuari alguses ja siin on siis maksud, mis siis 10. jaanuaril oli vaja tasuda. Märgin maksud ära. Ja maksude summa on 803,62, aga makstud Maksuametile on ümmargune summa 850. See tähendab, maksti rohkem. Nüüd see, mis rohkem maksti, selle ma sisestan väljale ettemaksu summa eurodes. Kirjutan siia 46,38. Nii, nüüd on kande erinevus 0 ja saan salvestada. Nii, järgmine tehing. LHV Finance, laenu põhiosa ja intress. Laenu tagasimaks jällegi muude tulbast. Laen on meil passiva konto, see algab number 2. Valin siit lühiajaline pangalaen. Siin on kirjas, et laenu maksti 700 euri ja intress on 500. Vaatame siis, kus on intressikulu laenudelt. Ja siia sisestan siis 50. Nii, erinevus on 0, salvestan. Ja kinnitan jälle need 2 rida ära. Jälle tehinguid vähem. Ettemaks. Merit Tarkvara on klient ja ta on teinud ettemaksu. Nii, klikin märgi tulbas võlgnevused. Valin kliendi Merit ja kuna on tehtud ettemaks, siis sisestan summa siia ettemaksu lahtrisse 360. Salvestan, tehtud. Järgmine tehing.
Karu-Kati on maksnud intressita laen omanikult tähtajaga 31. august 2026. nii, klikin märgil tulbas muud. Laenud on meil 2-ga algavad kontod ja siin on olemas ka lühiajaline laen omanikult. Neid laene me jagame nõnda, et kõik need, mis tasutakse selle jooksva aasta jooksul, siis need on kindlasti lühiajalised laenud. Valin siit lühiajaline laen omanikult kontoks ja salvestan. Siis on Cardestist ostetud midagi, aga seal on makstud vist ettevõtte debetkaardiga. Klikin jälle märgil võlgnevused. Vaatame, kas siin Cardest on olemas. Täitsa olemas. Märgin selle rea ära, salvestan. Nii, järgmine tehing. Mart Murakas. Selgituses ettemaks aruandvale isikule. See selgitus on alati nagu väga hea, sest siis ma tean, mida päriselt tehti. Kui see oleks panga juures kirjutatud ainult ülekanne, siis ka siia kirjelduse väljale tuleb ainult ülekanne ja ma tegelikult ei tea, mis on selle tehingu sisu. Pean hakkama seda eraldi uurima. Nii, aruandva isikuga on tegemist. Klikin märgil võlgnevused. Mart Murakas. Ma näen, et ma olen Mardile ka midagi võlgu. Ma saan ära märkida selle võlgnevuse siit ja ülejäänud summa sisestan ettemaksu väljale. Nii. Nüüd on tasutud Delfi Meedia arve. Jälle võlgnevused. Otsime siit Delfi. Ja täpselt see arve on makstud, märgin ära, salvesta. Järgmine arve on Decora arve. Klikin, hakkan siia kirjutama Decora, ta leiab mulle selle Decora üles ja saan märkida arve tasutuks. Ja viimane tehing on siis sedapidi, et sularaha pangast kassasse, et pangast läks siis raha välja ja läks kassasse. Klikin märgikesel muud, valin siin kassa ja salvestan. Nii, kinnitan ära, kõik pangatehingud tehtud. Võtan maksete valik. Nüüd panga väljavõtte import on tühi ja kuhu need tehingud siis läksid? Tehingud asuvad nüüd maksete nimekirja all. Viimane oli mul see raha minemine kassasse ja siin on ta näha. Siin saan seda vaadata, vajadusel saan ka parandada. Nii, nüüd me oleme siis ära vaadanud, kuidas siis alustada ja kuidas oli siis sisestamise järjekord. Nüüd sisestamise järjekord siis müük, ost, maksed. Nüüd need tehingud, mis siis ei sobinud kuhugi alla, ma ei tea, palgaarvestuskanded, need tulevad siis siit finants- ja pearaamatukanded alt sisestada. Kui mul on põhivara, siis põhivara arvestus on siit põhivara alt ja amortisatsiooni arvestus on põhimõtteliselt siis lihtsalt nupule klikkimine. Aga oluline on see, et nad kõik oleks tehtud aasta kohta. Nii, nüüd võtame siis uuesti meie slaidid ette. Ja lähme slaididega edasi. Et kui ma olen kõik oma tehingud siis Merit Activasse ära sisestanud, siis vaatan bilanssi ja kasumi aruannet oma aruande kuupäeva seisuga. Meie näites saab see aruande kuupäev olema 31. detsember, vaatan siis 31. detsember seisuga. Ja ma pean need saldod kõik üle kontrollima. Ja kui ma leian mõne vea, no siis tuleb muidugi viga ära parandada. Mida kontrollida ja kuidas kontrollida, see on alati üks suur trikiküsimus. Ja ma olen siia
materjali pannud siis ühe sellise tabeli, mis on kontrollimise juures abiks. Et üldjuhul tuleb raamatupidamiskontode saldod inventeerida ja mõnede asjade puhul tuleb teha ka füüsiline inventuur, näiteks kassa. Kui teil on kassas raha, siis tõepoolest tuleb teha kassa inventuur ja see raha üle lugeda ja kirja panna, kui palju teda siis oli. Siis kuidas kontrollida pangasaldot? Pangasaldoga on selles mõttes lihtne, et ma võtan Merit Activast pangakonto saldo ja võrdlen seda panga väljavõtte ka, kus on jälle panga väljavõtte seisuga 31. detsember ja need numbrid peavad omavahel klappima. Kui ei klapi, siis hakkan otsima, kus on viga ja otsitakse seda ühe kuu kaupa, et kui mul näiteks detsembri lõpus saldo ei klapi, siis ma võtan Merit Activas, vaatan, mis on 30. november saldo ja vaatan panka. 30. november saldo klappis. Järelikult viga peab olema detsembrikuus. Ja siis hakkan ükshaaval kontrollima ja võrdlema tehinguid ja saan teada, kus viga on. Siis ostjate laekumata arved. Neid tuleb Meritis võrrelda kliendi võlgnevuste aruandega, siis aruande kuupäeva seisuga. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded, siin on mõeldud siis neid riigimakse. Neid ma saan võrrelda Maksuameti tekkepõhise saldopäringuga. Ja selle tekkepõhise saldopäringu siis võtan jälle 31. detsember seisuga ja maksusaldod peavad klappima. Nõuded aruandvate isikutega. Seda saab võrrelda ostu- ja maksuvõlgnevuse aruandes, siis võlaliik valin võlad aruandvatele isikutele ja selles aruandes ma näen nii nõudeid kui ka võlgasid. Nõuded on miinusmärgiga, võlad on plussmärgiga ja saan ära kontrollida. Ettemakstud kindlustust. Ettemakstud kindlustust kontrollime me tavapäraselt niimoodi, et me peame võrdlema seda, et kas see saldos on siis ainult see summa, mis on järgnevate perioodide kulu. Ja kõige mugavam on seda teha nii, et ma võtangi aruande järgneva perioodi kohta ja vaatan, kas see ettemakstud kindlustuse saldo jookseb siis nulli. Kui jookseb, on kõik korras. Kes tegelevad kaupade müümisega, siis Merit Activas on lihtne ladu olemas ja bilansis olevat kaubasaldot ma võrdlen siis laoseisu aruandega aruande kuupäeval. Põhivarade jaoks on olemas põhivarade koondaruanne, mida saab siis võrrelda jälle aruande kuupäeva seisuga. Nüüd, kui me räägime passiva kontodest, siis pangalaen. Pangalaenu ma võrdlengi laenujäägiga pangas. Pank ilusti näitab seda laenujääki, mis on 31. detsember olemas. Siis võlatarnijatele tuleb võrrelda ostu- ja maksuvõlgnevuste aruandega. Siin valin siis võlaliigiks tarnija. Palgavõlg, kui mul on töötajad ja palk makstakse välja järgmisel kuul, see tähendab siis, et detsembri palk makstakse välja jaanuari alguses, siis palgavõla kontosaldol peab olema siis netopalk näha. Ja seda ma saan võrrelda Merit Palk programmiga, kui ma seda kasutan. Puhkusekohustus, selle jaoks on jälle siis Merit Palgas eraldi aruanne. Maksuvõlad, need olid juba siis see Maksuameti tekkepõhine saldopäring. Võlgnevus aruandvatele isikutele, jälle ostu- ja maksuvõlgnevuse aruanne, võlaliik nüüd aruandvad isikud. Deklareerimata maksuvõlad on, kui palk maksti välja siis järgneval kuul, siis on ka deklareerimata maksuvõlad ja selle jaoks on Merit Palk programmis spetsiaalne aruanne. Ma näitan teile ka aruannet. Nii. Nüüd siis müügitulu. Müügitulu, kes on käibemaksukohustuslased ettevõtted, saab võrrelda Maksuametis käibedeklaratsioonide koondfailiga. Ja kasumiaruandes on ka kulud ja kulude puhul tasub ka kulud üle kontrollida, sest me võime ikka eksida, et inimesel kõike juhtub
ja seal saab siis ükshaaval üle vaadata, et näiteks, et ütleme, et ma võtan lahti kulu, ma ei tea, telefonikulu ja kui ma olen iga kuu telefoni eest maksnud, siis ma saan vaadata, et kas mul seal on 12 kuu arved, kas seal on ainult telefonikulu arved või on sinna kogemata juhtunud veel midagi. Nii, aga siis nüüd läheme praktilise poole peale ja hakkamegi võrdlema Merit Activas bilanssi ja kasumiaruannet kõigi nende aruandetega, siis mis ma näitasin. Võtan siis finants, bilanss, perioodiks panen aasta, perioodide arv on 1 ja aruande kuupäev on meil 31. detsember 2025. Mina vaatan aruannet alati ümardamata kujul ja detailsena. Niimoodi ma näen kõiki kontosid. Koostearuanne. Tulebki bilanssi näha. Vasakul servas on siis näha kontode nimetused ja paremal servas siis saldod. Kõik need sinist värvi saldod on lahti klikitavad, et kui ma siin selle numbri peal klikin, siis ma näen, millest see saldo koosneb. Kassas ühtegi tehingut 2025 toimunud ei ole. Nii, ja meie siis hakkame võrdlema bilansis olevaid numbreid vastavate aruannetega. Ma salvestan selle aruande bilansi siis PDF-failina. Nii, proovime siis teha nõnda, et siia ekraanile jääks 2 aruannet. Nii, ühel pool on mul siis bilanss ja teisel pool on selle bilansi PDF. Nii, kui ma hakkan kontrollima, kassa peab olema inventuur, pangakontod võrdlen ära pankadega, kui need on korras, siis ma jõuan ostjate laekumata arvete juurde. Seda summat, ma vaatan siis juba siit PDF-i pealt, seda 5592, seda ma pean võrdlema müük ja kliendi võlgnevuse aruanne. Võtame siis siit Merit Activast nüüd müük ja kliendi võlgnevuste aruanne. Siin on kiirvalikus olemas eelmise aasta lõpp. Valin selle. Kui ma seda aruannet näen, siis ma teen võrdlust, aga ma pean ka tegema nagu loogikakontrolli. Ja ma praegu siin näen, et mul on siin Merit Activale tehtud üks arve aprillikuus ja samas on mul tehtud ka sellele arvele kreedit. Ja need istuvad siin lihtsalt ja sellest ei, ütleme siis, need vajaksid omavahel tasaarveldamist, sest need read üksteise tühistavad. Kuidas tasaarveldust teha? Võtame siit maksed ja tasaarveldus klientide tarnijatega. Plussmärgist saan uut tasaarveldust teha. Tasaarvelduse kuupäevaks panen 31. detsember 2025. Ma tahan kliendi arveid tasaarveldada ja Merit. Nii, siia tulevad need mõlemad arved näha, see plussmärgiga arve ja miinusmärgiga arve. Märgin mõlemad ära. Natuke programm jäi mõtlema. Klaadi uuesti. Nii, maksed ja tasaarveldus klientide tarnijatega 31. detsember 2025. Kliendiks Merit ja valin mõlemad arved. Tasaarvelduse kande summa peab alati olema 0. Et salvestan. Nii. Vaatame siis uuesti müük ja kliendi võlgnevuse aruanne. Kiirvalikust eelmise aasta lõpp. Nii. Nüüd on siin
mingisuguseid topeltasju ei ole. Siin on näha siis, et meil on Decorale ettemaks ja arve. Ja alla kokkuvõttesse tuuakse ka näha, et kui palju on siis ostjate laekumata arvete saldo või selle võlgnevuse saldo ja palju on ettemaksude saldo. Ostjate laekumata arved on siin 5592, aruandes ka 5592 ja nüüd need ettemaksed on siin allpool. Ostjatelt saadud ettemaksed 20 euri ja siin on ka 20 euri. Järelikult kõik on korras. Nii, järgmine, mida on vaja kontrollida, on ette makstud kindlustus. Selle mina kontrollin siis läbi sellise triki, et ma võtan finants pearaamat ja panen siia siis perioodiks hoopis 2026 aasta. Ja vaatan, kas siis see summa, mis mul siin ette makstud tulevaste perioodide kindlustus on, kas see on siis ilusti ära periodiseeritud ja läheb kuluks 2026. aastal. Valin siit selle konto 1250, koosta aruanne ja et siin on see 39,86 on siis jaanuari ja veebruari kulu. Sellega ka kõik korras. Järgmine teema, müügiks ostetud kaubad. Müügiks ostetud kaubad on meil siin saldo 949,21. Nüüd kaubad ja ladu on siis siin aktivas valikus ladu. Nii, ja saldo võrdlemiseks ma valin siis laoseisu aruande. Laoseisu aruanne ja eelmise aasta lõpp. Minul läheb see täpselt kokku. Juhul, kui see kokku ei lähe, siis kindlasti tuleb kõigepealt teha lao maina ümberarvestus ja lao koguste ümberarvestus. Kui te tegelete laokaupadega ja lao pidamisega Merit Activas, siis seda omahinna ümberarvestust tuleks teha vähemalt 1 kord kuus. Sellepärast, et Merit Activas on võimalus müüa kaupu miinusesse. Ma saan teha müügiarve, kuigi mul seda kaupa laos ei ole. Aga kuna müügiarve tegemisel koostatakse ka raamatupidamiskanne, siis kuna seda kaupa ei ole, siis programm ei oska teda kuluks kanda. Ja see omahinna ümberarvestus on siis nagu korrastusprotseduur, et kui ma olen selle kauba siis ostnud ja teen selle korrastusprotseduuri läbi, siis tekib ka müügiarve juurde see kauba kuluks kandmise kanne ja ta tekib õige summaga. Järgmine bilansirida, põhivara. Nii, põhivara ja aruande tegemiseks spetsiaalne aruanne on siin, pidime siis kontrollima kõigepealt, et kas kõik amordid on tehtud. Järgmiseks ma valin siit põhivara koondaruanne. Siia paneme perioodiks eelmine aasta. Kui valik on detailne, siis näidatakse kõiki põhivarasid ükshaaval. Kui ma valin üldise, siis ta teeb selle aruande mulle lühemaks. Ja nüüd ma saan jälle samamoodi võrrelda asju bilansiga. Soetusmaksumus seisuga 31. detsember 2025, 30 000, täpselt bilansis ka. Siis kogukulu 31. detsember 11 500, bilansis samamoodi 11 500. Ja bilansis endas tegelikult me näitame jääkväärtust, mis on siis soetusmaksumus miinus kulum. See on siin 18 000 ja bilansis on ka 18 000. Nõnda, bilansi Activa kontod on meil siis ära kontrollitud. Läheme passiva kontode kontrollimise juurde. Lühiajalise pangalaenu te võrdlete siis pangaga. Järgmine on võlad tarnijatele. Seda sai siis kontrollida ostu- ja maksuvõlgnevuste aruande ja võlaliik oli võlad tarnijatele ja valime siit kiirvalikust eelmine aasta. Siin on siis näha, et võlad tarnijatele on 1203,98, bilansis samamoodi 1203,98, aga ma märkan, et mul on siia jäänud mingisugune 6 senti.
mis on siin juba eelmisest aastast ja mis tõenäoliselt on üleliigne. Ja see 6 senti tuleks kanda maha, sest Telia arve peal seda ettemaksu näha ei ole, minul on ta siia jäänud, ju ma siis olen teinud kusagil mingisuguse väikese vea või mis iganes, et see 6 senti tuleks kanda kuluks. Kuluks kandmiseks võtame maksed ja kõige alumine valik on väikesaldode mahakandmine. Klikin siin plussmärgil, valin tehingud tarnijatega, siin on juba kuupäev õige, märgin ära selle 6 senti ja salvestan. Nii. Nüüd on see 6 sendi kohta tehtud kuluks kandmise kanne. Nüüd paneme siit, nüüd võtame uue bilansi, sest seoses sellega, et ma selle 6 senti maha kandsin, peab mul tarnijate võlg minema 6 sendi võrra väiksemaks. Võtan bilanss, aasta, 1 aasta, 31 detsember 2025, koosta. Võtan jällegi PDF-i. Nii. Vaatame, mis tema siis on. Võlad tarnijatele on nüüd 1302,92. Nüüd kontrollin siit. Ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise aruanne 31 detsember 2025, tarnijad. Võtan siit ka 1302,92. Inga, klapib. Järgmine teema. Kontrollime siit veel järgmisena ära aruandvad isikud ja siis hakkame kontrollima maksude ja töötasuga seotud asju. Nii, võlgnevusaruantutel isikutel on täpselt seesama ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne, aga siit valin siis võlad aruandvatele isikutele. Nii, ja siin on näha, et aruandvale isikule oleme me võlgu 50 euri. Vaatan siit võlad aruandvatele isikutele ka 50 eurot. Täitsa olemas ja korras ka. Nüüd, mida me siit veel saame kontrollida? Me saame kontrollida ka Maksuameti võlgasid samast aruandest ja võrrelda neid bilansiga. Nii, vaatame siit näiteks käibemaksu. Käibemaks on siin aruandes 1149,84 ja bilansis samuti. Noh, ka koondsumma klapib 1953,46. Aga neid makse tuleb võrrelda kindlasti ka Maksuametiga. Nii, kuidas neid makse Maksuametiga võrreldakse? Maksuametis on selle jaoks üks spetsiaalne aruanne. Kohe ma näitan, milline see aruanne on. Nii. Kui te Maksuametisse lähete, siis te valitegi seal arvestus külje pealt, saldopäringud ja te panete täpikesed tekkepõhise maksuperioodi järgi ja panete siis kuupäeva 31 detsember ja saate aruande. Ja selles aruandes on maksud samamoodi ära toodud maksuliikide lõikes. Vaatame jällegi kord nüüd raamatupidamisprogrammi ja nüüd me tahame võrrelda töötasu asju. Võtan lahti siit Merit palkprogrammi ja esimene asi, mida ma soovin võrrelda, on palgavõlg. Palgavõlg on siin bilansis praegu 2000 ja palgaprogrammist siis valin väljamaksed. Mul on siin aktiivne detsember 2025 ja ma näen, et detsembri palk on välja makstud 9. jaanuaril summas 2000 euri. See klapib, järelikult on siin õige number. Teine asi, mida ma saan Merit palgaga võrrelda, on deklareerimata maksuvõlad. Jällegi väljamaksed ja deklareerimata maksuvõlgade aruanne. Ja nüüd ma saan võrrelda neid deklareerimata maksuvõlgasid.
sotsiaalmaks siin aruandes on 793,70 ja deklareerimata maksuvõlg bilansis 793,70, täpselt seesama summa. Tulumaks 366,67 ja ka deklareerimata tulumaks 366,67. Nüüd töötuskindlustus on kahe reaga. Üks nendest on see, mis töötaja töötasust kinni peetakse, teine on ettevõtte töötuskindlustus. Raamatupidamisprogrammis on töötuskindlustused mul kokku liidetud, see tähendab seda, et see 38,48 pluss 19,24, need kokku on siis 57,72 ja täpselt see ka bilansis on. Ja kogumispensioni on 0 ja ka kogumispensioni bilansis ei ole. Et nõnda oleme me ära võrrelnud ka deklareerimata maksuvõlad. Nüüd palgaprogrammiga on veel seotud puhkusekohustus. Ka bilansis on meil puhkusekohustus, ta on siin palgavõla all. Ja väikesed ettevõtted teevad puhkusekohustuse ümberarvestust üldjuhul üks kord aastas. Suurtes ettevõtetes tehakse seda igakuiselt, aga väikesed teevad seda üks kord aastas. Nüüd puhkusekohustuse aruanne asub siis puhkused ja töökatkestused ja puhkusekohustused. Kui ma aruannet võtan, siis ma pean siia panema täpikese päevatasu leidmisel arvestuskuu. Panen siia linnukese koostaruanne. Ja saan teada, et 31. detsembril on puhkusekohustus 586,43. Minul on siin tegelikult 2024. aasta lõpu puhkusekohustus ja nüüd ma pean seda saldot korrigeerima. Nii, jätame siis meelde, et see puhkusekohustus peab saama 586,43. Kuidas seda puhkusekohustuse korrigeerimise kannet teha, näitan slaidilt. Nii. Korrigeerimise kanne on sisuliselt muutuse kohta tehtav kanne. Et kui mul eelmine aasta oli puhkusekohustuse jääk 334,50 ja nüüd on 586, siis ma võrdlen neid. Et kui palju siis 2025 on suurem või väiksem eelmisest aastast. Minul on puhkusekohustus suurenenud, see tähendab seda, et muutuse kandes ma on need numbrid kõik plussmärgiga. Kuna meil eraldi programmis ei ole sotsiaalmaksu kulu ja ettevõtte töötuskindlustuse kulu, nad on koos, siis on nad siin aruandes ka mul kokku pandud. Nii, ja see muutuse kanne on siis suuruses 251,92. Võtame jälle lahti Merit Activa ja puhkuse korrigeerimise kande me teeme siis finants- ja pearaamatu kanded all. Uus kanne 31. detsember 2025. Ma kirjutan siia dokumendi numbri kohale ka väikese selgituse, et mul oleks seda kannet järgmisel aastal lihtne leida. Nii, paneme selle, kopeeri see tekst ka esimesele reale. Ja nüüd siis raamatupidamise kanne. Puhkusekohustus on meil kontol 2280 ja tegemist on bilansi passiva kontoga, tema suurenemine näidatakse kreditis 251,92. Järgmisena on siis kulukontod. Puhkusekohustuse reserv, sellele reale läheb töötasu osa ja sotsiaalmaks läheb puhkusekohustuse sotsiaalmaksukulu reale 63,67. Salvestan kande ära. Nii,
nüüd vaatame, kas meil kanne tuli õigesti. Võtame bilansi ja koostearuanne. Meie puhkuse kohustuse summa oli, kus tema siin on, 586,42. On ta nüüd siin bilansis 586,42 ja palgaprogrammis 586,43. 1 sendi võrra on erinevus, siis saame seda kannet korrigeerida. Nõnda, finants ja puhkuse kohustus ja muuda. Nii. Väiksemaks ei ole praegu korrigeerida, vaid suuremaks. Niimoodi. Nüüd sai korda. Sai küll. Nii, kontrollime uuesti üle. Finants. Ja nüüd peab siin olema 586,43 ja täpselt selline ka palgaprogrammis oli. Niimoodi, nüüd panen selle bilansi siit kinni ja paneme nii suureks. Nüüd me oleme tegelikult kõik bilansikontod üle vaadanud. Nüüd vaatame korraks ka kasumiaruannet. Kasumiaruannet jälle vaatame aasta kohta. Periood on 1 ja 31 detsember 2025, ümardamata detailne. Nii, koostearuanne. Siin on nüüd siis jälle kõik kontode viisi ära näidatud ja me saame neid numbreid kontrollida siis, müügitulu saime kontrollida Maksuametiga. Nüüd kulude puhul oli minu soovitus, et vaadake, millest need kulud koosnevad. No ma klikin siin näiteks sellel ruumirendil. Näen, siin on üks ainus ruumirendiarve, järelikult õige asi. No, mis järgmine on? Hooldusremont. Jälle, siin on üks hooldusremondi arve, õige asi. Siis võtame siit IT-teenused. Siin on 2 arvet. Üks on Meriti kuulitsents, aga teine on Circle K autokütus. No autokütus siia küll kuidagi ei sobi. Ma näen, et tegemist on ostuarvega number 4. Ma pean seda minema parandama. Võtan lahti ostuarved. Otsin välja arve number 4. Me saame seda otsida niimoodi, et me klikime siin tulbas kandenumber, luubimärgil, vajutan siit number 4, ta toob mulle välja siis kõik need 4 kanded ja Circle K on siin. Siia on siis valitud kogemata IT, kirjelduses on küll autokütus, aga millegipärast on IT. Valime siis siia õige. Autokütus. 10. Ja salvesta. Nüüd lähen uuesti, võtan kasumiaruande. Osta. Vaatame, kus nüüd IT-kulu on. IT-kulu on nüüd väiksem, klikin lahti, siin on ainult Meriti kuulitsents, mis on täitsa õige asi. Ja kui me vaatame siis nüüd autokütust, siis autokütuse all on siin üks, mis siin ennem oli ja nüüd see, mis me parandasime, see tuli ka siia. Ja ongi saldod ära kontrollitud. Järgmine etapp on siis majandusaasta aruanne. Nii. Ja me saame siis uut majandusaasta aruannet teha, klikime siin, siin on periood. Nüüd perioodide arvu juures ma valin alati ainult aruandeperiood. Minul on tegemist mikroettevõtte aruandega.
siin on üleval ära näidatud kõik, et missugune aruandevorm, missugusele bilansimahule, kasu, müügitulule ja töötajate arvule siis vastab. Kui on mikroettevõte, siis valingi siit aruandevormi mikroettevõte. Siinsamas aknas on üleval kirjutatud ka veidi andmesilla kohta ja kuidas siis andmesillaga aruannet esitada. Nii, ma teen selle aruande ära, lisa. Nii, siin on siis bilanss ja kasumiaruanne. Kasumiaruanne siin. Nüüd need bilanss ja kasumiaruanne on vaja esitada eurotäpsusega. Ja meie programm ümardabki kõik need numbrid ära. Aga kui ta seda teeb, siis ta kasutab matemaatikareegleid. See tähendab seda, et kui mul on kassas raha 50 senti ja pangas on raha 50 senti, siis programm ümardab seda, et kassas on 1 euro ja pangas on 1 euro ja kokku on meil raha 2 euri. Ja täpselt niimoodi see aruanne tuleb ja see niimoodi ka sinna äriregistrisse läheb, aga te ise peate inimlikult kontrollima, et te teate, et te ei saa mõlemat 50 ümardada ülespoole, ühe peate ümardama allapoole ja peate ise siis neid aruandeid parandama. Nüüd siin on võimalus salvestada aruanne XBRL failiks. Kui te seda teete, siis selle saate te äriregistris importida. Aga siin on nupp ka saada äriregistrisse. Nüüd ma vahetan ettevõtet ja näitan, kuidas siis aktiveeritakse seda andmesilla teenust. Minu kolleeg lubas kasutada siis ettevõtet Krõbe-Paber. Siin ma valin siis seadistused, e-arvete ja muude integratsioonide seadistus. Valin siin RIK andmesilla teenus ja hakkan aktiveerima. Siin on juhis ka, mida tuleb teha. Vajutan aktiveeri. Siia ma pean kirjutama oma nime. Järgmiseks pean sisestama isikukoodi. Nüüd, et ma olen tutvunud tingimustega ja kinnitan. Ja nüüd juhtub selline asi, et programm läheb siis ise äriregistrisse kontrollima ja mina pean siin ennast autentima. Kuna Krõbe-Paber on valinud minu aastaaruande tegijaks, ta on sisestanud minu andmed sinna äriregistrisse, siis mina saingi selle otseühenduse luua. Nii, võtan siit siis finants, majandusaasta aruanded. Uus aruanne, ainult aruandeperiood, mikroettevõte, lisa. Aruanne valmis. Nüüd ma tahaks seda kohe siit kiiresti saata äriregistrisse. Saada rikki. Programm ütleb mulle, et ühel real on klassifikaator puudu. Et ma peaksin selle klassifikaatori valima. See konto on säärane konto, mis ma olen ise programmi lisanud. Siin on LHV Pank on siin vaikimisi juba olemas. Mina olen siis lisanud veel ühe panga ja siia ma pean valima ise siis selle klassifikaatori. Tegemist on pangaga, siis ma valin siin raha arvelduskontod. Nii, nüüd on kõikidel ridadel klassifikaatorid olemas. Värskenda andmeid ja saada. Andmed saadetud ja ongi aruanne äriregistrisse saadetud. Võtame siis jälle oma slaidid. Ja kuhu see aruanne siis äriregistris jõuab? Äriregistris ta jõuabki pooleli olevate aruannete alla. Siin on näha Krõbe-Paber aasta aruanne ja nüüd minu kui aruande esitaja ja sisestaja ülesanne on see, et ma võtan ta siin lahti selle vaata nupuga ja kontrollin nüüd üle need ümardused.
et tõesti, kui oli seal mitmeid selliseid ümardusi, siis kui on kaks numbrit, millel on 50 senti lõpus, siis ühte ma ümardan allapoole ja lähebki mul aruanne klappima. nii, mis siis kokkuvõtteks? Kokkuvõtteks ikka nagu tavapäraselt ütleme, et kui te teete seda dokumentide sisestamist programmi jooksvalt, siis aruande sisestamine läheb hõlpsamini. kui teete ühe korraga, siis teete ühe korraga. kui te kasutate Merit Activat, siis kasutage neid automatiseerimise võimalusi. Nendest on kasu kõige rohkem siis, kui te teete oma tööd jooksvalt. nüüd meie tegime teiega selle saldode kontrollimise aastalõpu seisuga, aga saldosid võib kontrollida iga kuu lõpus, kui päris iga kuu lõpus aega ei ole, siis vähemalt kord kvartalis. sellisel juhul jääb teil aasta lõpus kontrollida ainult viimane kvartal, jällegi kontrollimine võtab vähem aega. ja kui te hakkate aastaaruannet tegema, ärge siis jätke seda 30. kuupäevaks, vaid alustage natuke varem. siis te, kui tekivad takistused, saate siis abi küsida meie kliendi toelt ja saame me teie küsimustele vastata. aga ega midagi teha ei ole, kui jääb siis viimaseks päevaks, siis jääb viimaseks päevaks. ja olengi oma esitlusega jõudnud lõppu. Suur aitäh Kerstile, ma arvan, et kõik osalejad said väga põhjaliku ülevaate ja kõigile osalejatele head majandusaasta aruande koostamist.